Aitäh, et olete liitunud taas meiega. Saade, mida vaatate, on Meedion. Ja meie saate avalugu kihutab meid otse loomariiki. Põlva avatud noortekeskus lõi noortele võimaluse minna ja ratsutada ning pisut uurida ka hobuste hingelu kohta. Kaasa võeti ka Meediasüsti tegus võttemeeskond. Tere! Oleme täna tulnud selle ilusa ilma puhul Saksa ratsakooli Luunjasse. Põlva avatud noortekeskuse noored tulid tutvuma ratsamaailmaga. Millega te ise tegelete siin? No vot sellega tegelengi, nagu praegu kõik siin, see, mis siin praegu toimub, see ongi minu igapäevane töö. Ja hommikupoole siis hobuste eest hoolt kandmine ja kui vaja, siis õue viia ja vett lasta ja vaadata, et kõigil oleks seinad ees ja õhtupoole, kui lapsed tulevad, siis see on päeva parim pool nii minule kui hobustele. See on väga tore. Kui vanaks elavad hobused? No hobused elavad erinevaid vanuseid on neil. Meie kõige vanem hobune on 25-aastane ja kui inimese vanusega võrreldes, siis hobuse vanust võib korrutada 4, et siis saab nagu inimese vanused. Nii et eks nad sinna 20 ja 25 ja 6 ja 7 vahele lähevad, aga maailmas on kõige vanem hobune elanud 52-aastaseks. Millega saab võrrelda hobuse kaalu? No harrikene vast meil kaalub siin oma 200-300 kilo. Kui natukene alla võtaks, siis võib olla vähem, aga tavaline hobune kaalub 500 kilo ja üle 500, et 550 selline tavaline kestmine hobune. Tänase päeva kokkuvõtteks võime öelda, et kõik möödus suurepäraselt. Hobused olid rahulikud ja ka lastele väga meeldis. Viimaste aastate jooksul on Põlvat iseloomustanud väga mitmed suured erinevad projektid. Ühe projekti käigus täiustati ka nüüd hiljuti Põlva linnastaadionit. Uus ja moodne staadion on nüüd teie ees. Aplaus, ainula tehks. Et praegu siin staadionit. Vaadake ja seal nad lähevad. Aega meil on. Ja kui ei ole, vaata taevasse. Tere! Täna oleme tulnud siia uue kuue saanud Põlva linnastaadionile. Siin toimub laste jaoks usin jooksja ning tegevusi on kogu perele. Siiralt hea meel, et lõpuks sai see staadion korda, sellest on räägitud väga palju ja sai korda selliselt, et me võime selle üle väga uhked olla. 4-0-1. Sa said šoki, kes te täna siia tulite läbi vihma. Igas vanuses inimesi. Ma tahan õnnitleda kõiki Põlvamaa inimesi sellise suurepärase staadioni saamise pärast, sellepärast et võimalused on need, mis toovad meid tegema ühte, teist või kolmandat asja ja need on meie tubliduse alus. Põlvamaal on suurepärased sportimistingimused ja kui lapsevanemad, meie eeskujud, õpetajad, vanemad, vennad, õed toovad nooremad siia staadionile, mis siis rohkemat tahta kui ainult ilusaid rekordeid ja vahvaid terviseminuteid. Edu teile kõigile! Kuidas sulle meeldis siin uuel staadionil joosta? See oli väga tore. Ja kuidas sulle uus staadion meeldib? See on väga ilus. Kas sa hakkad siin tihedamini käima kui varem? Ma ei tea, ma ei käi siin väga tihti, kuna ei ela Põlvas. Ilm jättis küll sel korral soovida, kuid jookseid oli palju. Meie omalt poolt soovime staadionile häid tulemusi. Meediasüstil on sel aastal tähistada üks väga suur tähtpäev.
nimelt on see organisatsioon saanud märkamatult 5-aastaseks ja selle 5 aasta põhisüüdlane on nüüd kinni püütud. Kui meedias just oleks loom, siis mis loomana sa teda kirjeldad? Sest ta mõnes mõttes oleks ilmselt, ma ikka arvan, et vaata niisugust nagu konkreetne loom nagu väga ei saa, eks ta niisugune hübriid. Nagu niisugune mitmest asjast kokku, niisugune veits nagu jobu. Pisut nagu moondunud. et jah, raske on nagu öelda, mis oleks... No mingis mõttes on ikka meediasüsteem veits nagu prussakas. Et ta on nagu selline, nagu ta on sihikindel. Tuumasõda teda ei tapa. See, kas ta on ilus või kole, sõltub vaatenurgast. Ja selles mõttes nagu väga selline vastupidav sell, et terve maailm võib ka nagu pidada sind rõvedamaks, aga ikka oled, sellepärast, et tore. See on meie plussika pärikus. Aitäh sulle! Pikem ja pisaraid kiskuva versioon selle südamlikust intervjuust on nähtav peagi meie YouTube'i kanalil. Minu aeg siin on otsa saanud, aitäh teile vaatamast ning kohtume tulevikus!